Slava üks kuramuse hea jalgpallimäng, ainult see võit jäi täna puudu või need punktid, et oled sa nagu selles mõttes väljakul nähtud võitlusega rahul või jäid natuke midagi kripeldama? No ikka, see lõpp oli põnev. Surve oli päris tugev meie poolt, et meil oli seal üks lati olukord, paar head lööki oli veel, et natuke õnnest jäi puudu, aga üldises plaanis üritasime riskides siis taga ajada seda viigipunkti, aga paraku ei tulnud seda. Milline täna see mänguplaan oli, et oli teada, et meil on nüüd 3 punkti Nõmme Kaljult võetud ja natukene see seljatagune lihtsam, aga millise plaaniga läksid täna selle mängule vastu? Esimene eesmärk ikkagi positiivne tulemus ja positiivne tulemus võit. See oli meie primaarne häälestus, aga üldises plaanis väga ei taha avada meie mänguplaane, aga natuke kõrgemalt neid pressida, survestada, halvata nende ülesehitus juba varases staadiumis. Raske oli, Flora ei ole lihtne vastane, et neile meeldib ka mängida palliga ja kõike me ei suutnud kinni panna, aga samas mul ei meenu praegu, et neil oleks esimesel poolel mingid sellised 100% või väravavõimalusi. Nii et jah, väike alahoiak oli selline, et me ikkagi teadvustasime, et Flora on tugevam, aga samas püüdsime mängida oma tugevuste peale. Ja lõpetuseks, kui siin väljaku ääres olid, teisel pool väljakut ligi 400 inimest oli tulnud seda esimest mängu vaatama, et milline see tunne oli seal olla? No minul treeneril, kuidas ma nüüd ütlen, et võib-olla mina treenerina ei pööra sellele väga suurt tähelepanu, aga ma olen kindel, et mängijad kaifivad seda. Mängijad kaifivad ja ma tean seda tausta, ma tean, et väga suur eeltöö on selleks tehtud ja meie mängijate häälestus oli ka selline, et tahetakse, et see tribüün oleks ikkagi alati täis ja 400 võiks olla meie stabiilne miinimumnumber, aga see on ka meie suur töö, mida me peame ära tegema, et publikut järjest siia staadionile lähemale tuua. Aitäh sulle, Slava! Aitäh!